see on eetika. Väga tore on teiega tuttavaks saada, kuid enne mängu räägime ka veidike reeglitest. Et vastata küsimusele tuleb teha kätega plaks. See võistkond, kes teeb esimesena plaksu, saab vastata küsimusele. Kui te vastate küsimuse õigesti, siis saate ühe punkti. Kui te vastate aga valesti, siis on võimalus vastata teiste perekonnal. Kui nemad teavad vastust, saavad nemad punkti. Kui aga nemad vastust ei tea, siis ei saa punkti. Esimese küsimuse teema saab valida see võistkond, kes teeb esimesena plaksu. Perekontrollid alustavad mänguga ning nemad saavad valida esimese teema. Palun valida nüüd teema. Võtaksime teema number 1, teabe edastamine. Palun nimetage 4 teabe edastamise võimalust. TV, Raadio, internet, internet. Väga õiged, saate ühe punkti. Nüüd on teie kord taas valida teema, sest te vastasite õige vastuse. Pane pausime. Teema number 2, Eesti. Küsimus siis on järgmine. Kas Eestis on teadmusühiskond? Ja võite ka põhjendada. Ei ole. Ei ole. Väga õige, saate taas ühe punkti. Nüüd seis on 2-0. Valige palun järgmine teema. Võtaksime teema number 6 ja ressursid. Küsimus number 6 kõlab järgmiselt. Nimetage 3 infoühiskonna olulisemat ressurssi. Perekond õiged, palun vastake. Informatsioon, ainetehnoloogia ja koolitus. Väga õiged, saate ühe punkti. Perekond õiged, palun valida järgmine teema. Number 8 joogud. Küsimus number 8. Nimetage 4 infoühiskonna ohtu. Perekond õiged, te saate õiguse vastata. Mõju keskkonnale, kloonimised, muundatud toiduained ja geenimuundatused. Väga õige ja seis on viigis. Te saate ka järgmise küsimuse teema valida. Teema number 3. Kolmas küsimus on, milline töökorraldus on teadmusühiskond? Perekontrollid annavad võimaluse perekond õunal vastata, seega perekond õun palun vastata. Vaba. Väga õige, seis on 3-2, perekond õun juhib. Perekond õun, palun valige järgmine teema. 7. 7. küsimus on, nimetage infoühiskonna põhisektor. Perekontrollid, palun vastake. Pakkud sellise vastuse variandi nagu teenused. Ja see on väga õige vastus. Perekontrollid, palun valige ka järgmine teema. Võtaks siis teema number 5 ja kujunemine. 5. küsimus on, kuidas kujunes teadmusühiskond? Perekontrollid, palun vastake. Äkki kuidagi nii, et keegi lihtsalt ütles ja siis arvatigi. See küll õige vastus ei ole. Perekond õun, palun vastake teie, kui oskate. Seega jääb 1 punkt jagamata. Kuna perekontrollid valisid selle küsimuse ei osanud vastata, siis perekond õun saab valida järgmise teema. Võtame siis viimase teema, number 4. 4. küsimus on, nimetage teadmusühiskonna tunnuseid. Kas tõesti ükski teist ei tea vastust? Ei tea. Siis jääb kahjuks 1 punkt jagamata ning seis on viigis. Kui meie mängus viiki jääda ei saa ja seega küsin teilt lisaküsimuse ning see, kes vastab esimesena sellele küsimusele, saab võidu. Küsimus on järgmine. Nimetage 1 riik, kus on teadmusühiskond. Perekond õun, palun vastake küsimusele. Inglismaa. Ja see on õige vastus. Perekond õun
võitnud meie saate. See küsimus kõlab tuttavalt. Palju õnne! Näeme siis järgmisel teisipäeval taas saates. See küsimus kõlab tuttavalt. Tere tulemast saatesse Võtaksime 6 ja ressursid. Võtaksime teema number 6 ja ressursid. Võtaksime teema number 6 ja ressursid. Võtaksime teema number 6 ja ressursid. Võtaks teema number 6. See küsimus on juba olnud. Kus see nüüd nimelt 3 jäi? Sektor. Väga kahju, siis jääb 1 punkt jagamata. Ning seis on siis, kes esimesena plaksu teeb ja õigesti vastab, võidab selle mängu. aga meie mängus viiki jääda ei saa. Seega, Meie mängus kahjuks viiki jääda ei saa. Näeme siis järgmisel teisipäeval taas saates. Selle ta mulle.